Kaohsiung Station. Kiire longisõit hiljem ja olen Tainannist siia jõudnud. Tulin selle kiire kohaliku rongiga ja 35 minutit ainult sõitis. Et kui oleks aeglasega tulnud, siis oleks tund tulnud. Et jah, kohalikel rongidel on ka veel erinevat tüüpi siin margid või viisid, kuidas sõita. Nänts on tunne, et kuhu ma nüüd sattusin. Leidsin mingisuguse väljapääsu ette suurest raudteejaamast ja pean hakkama orienteeruma. Google Mapsi järgi Tooma Flight kirjad ütlevad, et maailma suurim klaasinstallatsioon ja muutub ajas. Et huvitav vaadata. No tegelikult mulle paistab see rohkem nagu ringtee ümber ehitatud metroopeatusena. Kaohsiungi keskpark, keegi onu keset lärmakat linna, väikene roheline põgenemine. Et Kaohsiung ka on siukene suur linn, üsnagi siis Taiwani edela osas. Ja teda tuntakse ka nime all merelinn, suur sadamalinn, merepiirilinn. Ja siin on igasugust tööstust ja muud värk ja viimastel aegadel on tahetud ka siin turismi ja kultuuri edendada. Et suur siis lõunapoolse Taiwani otsa majanduskeskus. Enne, kui ma sinna liiklusse jälle sukeldun, siis natukene taustaks, et siin paistavad uhked klaasmajad ja Royal hotellid ja mis iganes kõik ja ka üks hästi kõrge hoone, mis kannab nime 85 Sky Tower ja on Taiwani kõrguselt teine maja siis Taipeise järel. Ja tema kõrgus on 347,5 meetrit, need korrused ja kui see tornikene ka otse arvata, siis on 387 meetrit. No ja siis mul tekkis küsimus, et kas ma saaksin sinna torni või sinna üles ka ronida sinna observation deckile. Aga selgus, et see on juba suletud aastast 2020. Ja mis on veel siukene veits kurioossem lugu, et see maja on suletud, mitte suletud, aga põhimõtteliselt seisab tühjana, ainult mõned korrused 12. ja 35. Et seal on mingisugused üksikud residentsid, mida välja üritatakse ja midagi väheke veel, aga põhimõtteliselt see maja on tühi ja on aastaid olnud tühi. Et mis siis juhtus, et ehitati 1994 kuni 1997 ja see kompanii, kes seda arendas, see arendaja, see on ammu ärist väljas. Ja nüüd need omanikud on killustunud, et ei suuda kokkuleppele jõuda, mis selle majaga teha. Põhimõtteliselt tehti vale kalkulatsioon 1997. Arvati, et Kaohsiungis saab suur keskus, ärikeskus ja värk, kes on seda kontoripinda vaja. Ja seal oli alguses, kui see avati, siis seal oli mingisugune 5-tärni hotell ja lõbustuspark, nagu majasisene lõbustuspark ja mingi diskovärk ja igasugust siukest kraami. No muidugi suur kaubanduskeskus ja nii edasi. Aga kõik läks tühja, et tehti vale kalkulatsioon, tuli Aasia-kriis ka peale 1997 ja nüüd see maja on hääbumas. Ehkki struktuuri mõttes ta ikkagi seda Kaohsiungi skyline'i või seda taevajoont ilusti ilustab siin. Aga jah, et pidi seest üsna lagunenud seisus olema, et aastaid tühjana seisab maja istatud ilus juhtub. Ma nüüd otsisin nurka, kus seda Taiwani kunagist kõige kõrgemat maja ja täna kõrguselt teist maja vaadata. No ma ei tea, kus need Wikipedia pildid on tehtud. Vist siit seina tagant enne, kui siin veel ehitust ei olnud. No igatahes siin ta on ja ehkki põhjused, miks ta niimoodi maha jäeti või sellises seisus, nagu ta on, vaadake seda ukse, siis seal suhteliselt lagunenud majanduslikud valejuhtimine, et need on ratsionaalsed põhjendused, aga on ka teistsuguseid põhjendusi, et feng shui on valesti. Ja üldse see maja näeb välja nagu
hauakivi, et vaatame seda alumist osa ja siis, kuidas üles läheb. Et arhitektid olevat tahtnud teha seda maja niimoodi, et ta meenutaks Hiina tähte Kao, ma ei tea, Kao nagu Kaohsiung. Aga tulemuseks on see, et on seest päris ebapraktilise lahendusega ka ja ei anna väga moodsateks kontoriteks ümber ehitada. Nii et näiksemistest saab, võetakse varsti maha või? Aga neid kõrgeid maju on siin veelgi selle kõige kõrgema kõrval. Ja raudteejaam oli väga uhke ja metroopeatused on kõik väga uhked ja ehitus käib. Et see Kaohsiung on siuke kaootilises seisus majanduslikult üldiselt praegalt. Et vanasti ta õitses 90ndate alguseni, et siin oli suur sadam ja rasketööstus ja värk kõik. Aga siis juhtus muidugi sedasi, et majandus hakkas nihkuma rasketööstuselt ära rohkem siukse kõrgtehnoloogia värgi peale. Ja teine asi, et need põhilised sadamad, et Hiina muutus avatumaks, sest nad kolisid, Mandri-Hiina siis, kolisid Mandri-Hiinasse paljud asjad. See Kaohsiungi sadam, mis oli siin nagu jõukusallikaks, selle piirkonna nagu suurim tähtsam sadam omal ajal, et see hakkas oma tähtsust kaotama. Ja Kaohsiung ühesõnaga koos sellega. Ja siin on veel see Taiwani põhja-lõuna divaid, et põhja-lõuna jagunemine, et pigem nagu poliitika ja kõik ka on soosinud seda põhja poolt rohkem. Ja siis Kaohsiung mingi 90ndate lõpupoole ja eriti 0-ndatel ilmselgelt ta kaotas oma tähtsust ja need see õitseng hakkas hääbuma. Aga nüüd ikkagist üritatakse taastada seda kõik asja ja teha nihkumine siis kõrgtehnoloogia poole. Ja selles mõttes ta ongi kaootiline, et ta ei ole enam see languse faasis, aga ta ei ole ka veel see õitsev. Ja ma ei oska öelda, mis perioodis need suured majad on, et need võivad olla sealt 90ndate lõpust, 90ndate lõpust enam vähem nagu see kõrgeim maja. Aga et nendele nüüd jällegi sobiliku arhitektuuriga ei ole, et kasutust on raske leida, et pigem juba teeme uued. Et jah, siukesed majanduse lood Kaohsiungiga. Nüüd ma ikka leidsin selle koha, kus saada enam-vähem niisugune vaade sellele kõrgele majale, nagu Wikipedias on. Siuke. Siis tagakraanad paistavad, ehitustööd käivad, et kui sa tahad siia ikkagi seda kiibitööstust ja talenti tuua, siis talent ei taha elada sellistes veits lobudes, vanades majades. Vaja uusi ehitada. See on ka üks teema jah, et see majandusliku arengu taaskäivitamiseks on vaja ressurssi ja on vaja kuhu inimesi majutada. Et teatavasti see kiibindus ja pooljuhid ja kogu see värk, et see on väga energiamahukas. See on päris ilus arhitektuuri näidis. Taiwani inimestele ikka näikse meeldivad selline kergelt lapselik mängulisus. Isegi ehitustööde juurde panevad siuksed tegelased püsti. Samas naisterahvas, kes siin ilmselt töösid peab tegema, on nii väsinud, et magab oma tulleridega. Sellel kiisul käivad isegi silmad kinni lahti. Ja tal on siin seltskonda. Lõbusalt. Ronin väheke kõrgemale ja vaata, mis ilus linnavaade. Klassikaline. Siit nüüd paistab ära seda tööstuslikku ja sadamaala. Pildistamise koht. Love. Armastan mida siis? Kaohsiungi, Taiwanit, üldse elu. Terviklikum panoraama. Seal on see mingisugune väikene naljakas piklik saareke.
selle linna kõrval, mis pidavad ka igasugu tudistiatlektsiooni täis olema. Ja paistab, et saab sinna torni ronida. Või nojah, ma mõtlesin vaateplatvormi, mitte torni. Ühesõnaga, siin on infokirjad ka, et mida kust näha saab. Tutvustab siin Kaohsiung Sky Towerit ja kruiisiterminaali ja Dream Mall unistuste kauplust ja sadamat ja Tšitšini merepark, see nagu Saalekese moodi, seal on see Tšitšin. Ja Tšitšini siis jahisadam. Kusagil siin on suur kalaturg. Seal lõpus kuskil on vaatamisväärne majakas. Sihuke on siis Kaohsiung. Kui palju seinamaalingut. Terve tänav sedasi täis maalitud. Ja siis on üks silmatorkavalt roheline tempel. Puud kasvavad isegi katussel. Üle tee jääb Kaohsiungi ajaloomuuseum. Üsna vana moega ehitis võrreldes siin mõned uutemate majadega. Sky One hotell. Ja kas mulle anti nüüd VIP-ruum? Sest koridori peal silt näitas, et business class rooms ja minu ruumi number oli ka business class room. No, selline ta siis on. Mõnus jahe pärast palavat päeva.